Põrgupõhja punker ehitatud kusagil 1946 ilmselt, aga 31. detsembril 1947 siis julgeolek ründas seda. Tegelikult kuna vana aasta õhtu oli, siis paljud metsavennad olid siit ära, kuigi üritati mingi moment ka siit naabruskonna velise metsavendasid ja kõiki siia kokku kutsuda, et teha selline suur metsavendade vana aasta ära saatmine. Aga sellest välja ei tulnud, enamus oli siit ära ja julgeolek siis sai teada, kus see punker paikneb. Kuna siit sai alguse tegelikult siis üle-eestiliseks pürgida sooviv metsavendade organisatsioon, relvastatud võitluse liit. Nad muidugi tahtsid seda organisatsiooni väga kiiresti ka hävitada ja kätte saada neid liikmeid. Ja kui nad siis oli vist oktoober või november sama aasta, said Läänemalt kätte 2 metsavenda, kellest üks teadis, kus see punker paikneb. Kui tegelikult ta ei oleks tohtinud teada. Ülekuulamiselt said teada selle piirkonna ja siis paar päeva enam vana aasta õhtut tabati veel Koerus siis ka üks metsavend, kes teadis punkri asukohta ja keda pikka aega peeti ka äraandjaks. Et tema ülekuulamisprotokollides on nagu seda punkrit kirjeldatud. Aga tegelikult praegu saab juba öelda, et tema ka teadis ja väga võimalik, et ta sellepärast võeti ka siia kaasa, kuna ta oli viimane, kes oli siin käinud. Aga julgeolek ikkagi punkri asukohta teadis juba ennem. Et siin oli see operatsioon, mis selle punkri hävitamiseks planeeriti, see oli ka ikkagi sedavõrd ulatuslik, et selle sisuliselt 1,5 päevaga, mis julgeolek oleks saanud seda teha pärast selle metsavenna arreteerimist 29. õhtul, siis ei oleks olnud võimalik, sest tegelikult see lähedal asuv Konuvere küla, see võeti piiramisrõngasse, teede peal olid igal pool julgeoleku vahipostid väljas ja tegelikult see kogus sõdureid, mis siia punkri peale tuli, oli ka ikkagi päris suur. Võeti see punkri piiramisrõngasse, toimus muidugi pikem lahing, metsavennad ettepanekul alla anda ei vastanud. Siis üks moment, siis esimene grupp punkrist metsavendi siis väljus, õnnestus neil siit ka eemale rebida. Viimastena väljusid punkrist siis Jaan Roosi, kelle pilt on siis ka seal infotahvli peal, ja Asta Jõesaar, üks noor naine, kes ka siin punkris elas. Ja Jaan sai kohe surma ja Asta olevat saanud granaadikildudest kõhtu raskelt haavata, oli maha jäänud. Ja teda siis küsitleti muidugi kohe siin koha peale, kui ta enam mingeid vastuseid anda ei suutnud, siis visati veoautoga ja üritati haiglasse viia, aga sinna ta elusalt ei jõudnud, et ta suri. Ja punkerlahingu käigus süttis põlema ja siis, ütleme, kui metsavennad olid siit juba läinud, siis otsiti see läbi, fikseeriti, kui palju siit relvasid välja tuli, kui palju laskemoona oli, erinevaid esemeid. Leiti ka organisatsiooni dokumente natukene, organisatsioonil oli oma põhikiri, omad liikmeankeedid, mille kohta ka on siis öeldud, et siit saadi neid ikkagi nii palju kätte, et tänu sellele siis 1948 jaanuar-veebruar arreteeriti üle Eesti peaaegu 60 metsavenda. Tegelikult arhiivitoimikutes reaalselt ei tule neid täidetud ankeete välja. Et põhikirjad ja sellised asjad ja tegevusjuhendid saadi siit küll kätte, aga mitte väga palju enamat. Ja punker siis ilmselt lasti lihtsalt rahulikult edasi põleda, eks ta siin aastakümnetega vajus ka kinni, selliseks suureks kuhilaks, nagu need tänasel päeval tavaliselt on kõik. Ja siis 80. lõpul 90. alguses siis siin kohalikud sellised ärksamad tegelased, isa ja poeg, siis puhastasid need vallid välja, vedasid siit sees selle huumuse sodi välja ja need esemed, mis siis välja tulid, need on siis siin punkri nurgas ja punkri vallide peal nagu veel näha. Ka mitte kõik osad on juba Eesti Ajaloomuuseumi peahoones on ka ekspositsiooni vitriinis väljas, et ka see sama pilt on siis seal nii-öelda Eesti relvastatud vastupanu kirjeldamas. Ja tänasel päeval siis on 31. detsember kell 10 see kord, kui inimesed, kellele see koht kallis on kuidagi või kes selle kohaga veel seotud on kuidagi isiklikult, saavad siin siis alati kokku ja saadavad selle või mööda saanud aasta siis niimoodi viisakalt ära ja kohtuvad siis aasta hiljem uuesti. Muidugi paljud kohtuvad tegelikult ka selle aasta sees, aga see on selline tore ja meeldiv nagu viimane võimalus nagu nendele inimestele head vana aasta lõppu soovida. Ja nüüd tänasel päeval on lootus selles, et kuna Okupatsioonide muuseumis metsavenna näitusel oli selle Põrgupõhja punkri seinastik oli püsti, ma rekonstrueerisin selle näituse üheks kandvaks objektiks ja hiljem tekkis idee, et see töö peaks ikkagi veel vaadeldav olema, kuna seda on vaja selgitada Eestis. Siis RMK-ga kokkuleppel sai see rekonstruktsioon ka sinnapoole püsti panna, päris valmis ta veel ei ole, et katus on peal, aga sisetööd on vaja teha ja eeskoda ja
aga siis on võimalik igal inimesel, igal metsavenna huvilisel nagu siia kanti sattudes seda punkrit ennast vaadata, milline ta välja nägi, vaadata neid välja mälestuskivi, mis siin keskel on. Ja kui keegi soovib, siis miks mitte ka siin ööbida, et ega meie sellele vastu ei ole. Et mida rohkem inimesi meie lähiajaloost teada saab ja seda selgemaks saab, seda parem on meile kõigile. Ja võib-olla kunagi hiljem siis, kuna nende samade metsavendade punkreid on siin piirkonnas tegelikult veel päris mitmed, üks lähim, mis 11. jaanuar 1945 hävitati, on siit mingisugune kilomeeter 300 ainult otse Rabaserva, millest on ka vallid säilinud ja on isegi üks punkri nurgapost on veel püsti põlenud, aga on täiesti olemas. Et metsavendade nagu tööriistade jäljed on seal ilusti sees näha. Kuidas on siis viglaga puuritud auke sinna palgi sisse, siis lihtsalt natukene saab palki seeläbi tahutud, et seda seinakonstruktsiooni kinnitada. Et siis on mõte, et see punker ka kunagi rekonstrueerida. Et on võimalik tekitada selline matka või õpperada. Et iga selle punkri juures on lugu, mis seal konkreetselt toimus. On kirjeldus mingisugusest episoodist metsavendluse ajaloos. Ja on inimestel võimalik siis aimu saada, mida see elu tegelikult metsas tähendada võis ja kuidas see välja nägi. Et sellised mõtted on selle piirkonna ja kohaga. Et ega seal nagu rohkem väga midagi niimoodi lühemalt öelda ei oskagi.